Tere, head vaatajad! Mina olen Priit ja tänases videos ma räägin juhtimisest. Täpsemalt sellest, kuidas see avalikus ja erasektoris käib. Kuigi pealtnäha on juhid igal pool samasuguses rollis, siis tegelikult on mitmed olulised erinevused. Ja tuginen Graham D. Allisoni analüüsile aastast 1986, mis aga ka täna väga aktuaalne on. Juhtimine tähendab eelkõige inimeste ja protsesside koordineerimist, et jõuda seatud eesmärkideni. Aga millised need eesmärgid on? Ja siin tulebki mängu see, kas me räägime avalikust või erasektorist. Avalikus sektoris on juhtimise peamine fookus avaliku huvi teenimisel, näiteks haridus, tervishoid ja turvalisus. Lähtuda tuleb peamiselt seadustest, poliitilistest otsustest ja kodanike ootustest. Erasektoris on juhtimine seevastu suunatud äritulemustele, kasumile, turuosa kasvatamisele ja investorite ootustele. Vaatamata erinevustele ütleb Allison väga tabavalt. Management is management ehk juhtimine on juhtimine, sõltumata sektorist. Ja see tähendab, et teatud funktsioonid ja tegevused on samad. Mõlema sektori juhid peavad tegelema eesmärkide seadmise, strateegia loomise, töö planeerimise, inimeste juhtimise, ressursside haldamise ja tulemuste jälgimisega. Toongi siinkohal välja 6 peamist sarnasust avaliku ja erasektori juhtimises. Strateegia. Igas edukas organisatsioonis pannakse paika visioon ja suund. Teiseks planeerimine. Tuleb määrata ülesanded, jaotada vastutused ja selle läbi kujundada struktuur. Kolmandaks personal. Töötajate värbamine, koolitamine ja motiveerimine on iga juhi töölaual. Neljandaks ressursside juhtimine. Eelarve peab klappima ja ressursid tuleb nutikalt jagada. Viiendaks aruandlus. Küsimus, kas liigume õiges suunas, on see, mida tuleb pidevalt küsida ja hinnata. Kuuendaks suhtlemine. Ükski juht ei tegutse üksi. Koostöö ja kommunikatsioon on võtmekohal. Need sarnased juhtimisfunktsioonid loovad tugeva aluse mõlemas sektoris. Lihtsalt rakendamise viis ja kontekst on erinevad. Aga vaatame nüüd, milles seisnevad peamised erinevused. Allison toob välja mitu aspekti, mis näitavad, kuidas juhtimine praktikas erineb. Siin on 6 peamist erinevust. Erinevus eesmärkides. Avalikus sektoris on eesmärgid sageli mitmetised ja raskemini mõõdetavad. Erasektoris seevastu loeb aga eelkõige kasum ja teised väga selged näitajad. Õigusliku raamistiku erinevus. Avaliku sektori juhil on käed rohkem seotud, seadused ja protseduurika piiravad tegutsemist. Eraettevõttes saab juht kiiremini ja paindlikumalt otsuseid teha. Kolmandaks erinevused otsustusprotsessides. Avalikus sektoris on võim hajutatud mitme erineva tasandi vahel. Erasektoris on juht tihti otsustamises iseseisvam. Ajalise mõõte erinevus. Avaliku sektori juht mõtleb tihtipeale 4 aasta kaupa, valimiste rütmis. Ärijuhid planeerivad plaane aga pikemalt ette. Avalikkuse tähelepanu on erinev. Avaliku sektori juht töötab justkui klaaskastis ehk kõik on avalikkuse ees. Erasektoris tegutsetakse pigem kulisside taga. Kuuendaks personalipoliitika erinevus. Avalikus sektoris on paljud reeglid ja piirangud, näiteks töösuhte lõpetamine on keerulisem kui erasektoris. Erasektoris saab meeskonda vajadusel paindlikumalt kujundada. Üks omaette eraldi tähelepanuväärne teema on siinjuures innovatsioon. Avalikus sektoris on see sageli aeglasem ja konservatiivsem. Iga muudatus käib rangete reeglite järgi. Riskide vältimine on siin võtmeküsimus. Erasektoris julgetakse rohkem katsetada. Kui on võimalik saavutada konkurentsieelis, ollakse valmis võtma ka riske. See tähendab kiireid muutusi, rohkem uuendusi ja paindlikumat juhtimist. Kokkuvõttes võib öelda, et kuigi juhtimine kui tegevus on paljuski sarnane, on avalik ja erasektor samas nagu 2 erinevat keelt. Reeglid, ootused ja vastutused on lihtsalt niivõrd erinevad. Aga kui mõista mõlema sektori loogikat ja eripära, saab juht olla edukas mõlemas maailmas. Loodan, et saite mõtteainet ja parema arusaama sellest, kuidas juhtimine erinevates sektorites toimib. Aitäh vaatamast ja kuulamast, kohtumiseni järgmistes videotes!